Tänaseks on sõja lõpust möödas täpselt aasta ja ikkagi piinavad mind luupainajad. Mina pääsesin eluga, paljud teised õppursõdurid jäid lahinguväljadele. Tihti leian end mõtlemas, et ehk oleksin hoopis mina pidanud tookord langema. Olen näinud kohutavaid asju, aga jääb lootus, et aeg aitab mul neid unustada. Hans Püss oli 4. klassi õpilane, kes oli alles suvel saanud 15-aastaseks. Ta oli soomusrangi number 2 sõdur, mis oli üks vabadussõja eliiti kuulunud lahinguüksustest. Soomusrangi dessantrühm asus 19. märtsil vaenlaselt tagasi vallutama Orava mõisa Petseri all. Selles lahingus tabas kuuldada otse rindu. Selle lapse ohtu õppursõduri surm vapustas kõiki. Märtsikuu 1919 oli Tallinna õppursõdur eile õnnetuim. 5. märtsil sai Stakkelni all punaste saatusliku šrapnelli läbi surma 6. klassist Hugo Läänemets ja 6. klassist Artur Viikmann ning nendega koos olnud Westholmi õppursõdur Richard Ende. Nad olid raudteepuitkas 155 valvetõkkes, kui punaste 3-toline šrapnell tabas maja, tulles läbi kitsa akna ning lõhkes maja sees, millega tegi hirmsa hävitustöö. 1918. aasta 30. detsembril jõudis jäälõhkujal Tallinna Soome vabatahtlik esimene kontingent. Soome vabatahtlike sooviks oli kohe lahingusse pääseda. Kapten Ventilale määrati adjutandiks meie 4. klassi õpilane Gunnar Ambrosius, kelle emakeel oli rootsi keel. Nad ühinesid maakuulajate sõlgaga ja neist said Ratsamaa kuulajad. Peagi saabus käsk Priske saeveski vallutada ja selles lahingus sai Gunnar Ambrosius rinnust haavata. Ta viidi Raasiku raudteejaama ja sealt Tallinna ning edasi Soome haiglasse, kus ta varsti suri. Heinrich Vellmann võitles spordiselts Kalev liikmetest formeeritud löögiüksuses, millest hiljem kujunes kuulus kalevlaste malev. 15. jaanuaril mindi julgelt 90 mehega Järve küla ära võtma, kuid vastas oli 300-meheline punamadruste dessant. Selle hulljulge rünnaku hind oli ränk, surma sai 10 malevlast. 10 koolipoissi maeti üksteise kõrvale Rahumäe surnuaiale. Praegu on püstitatud sinna memoriaal 10 langenud nimega ja võimas mälestusmärk. Vabadusvõitluses langenud kalevlastele. Nad truuks jäänud isamaale viimse veretilgani. Samal päeval 2 Gustav Adolfi gümnaasiumi hukkunuga 5. märtsil tabas saatanlik mürsk 5. klassi õpilast Raul Kallismaad. Mürsk viis talt ära lõua. Ta viidi rindelt Soome haiglasse, kus ta aga suri komplikatsioonide tõttu 21. juulil. Nikolai Reinok oli meelekindel jagar. Kõigest 15-aastasena oli seltskonnategelase ja õpetaja Reinoki poeg üks südikamaid luurajaid. Juhtus aga, et ta lasi end oma südikusel liig kaugele viia. Ta püüti ühes raudteepuitkas kinni ja kooliõpilasena oli ta kommunistide seas kõige kurjem vaenlane ja talle määrati otsekohe surmaotsus. Ta seljast võeti ära kõik riided ja ta seoti paljajalu aluspesu väel puu külge lume peale seisma, kus teda maha pidi lastama. Noor Reinok ei kaotanud oma meelekindlust ja senikaua, kuni vaenlased püsselaadides sekeldasid, lipsas Reinok minema. Tema suunas tehti veel mitu lasku, kuid imekombel ei tabanud neist ükski. Oma vägede juurde jõudes viibis ta kohalikus välihaiglas vaid paar päeva külmetuse tagajärjel ja asus siis jälle vabatahtlikuna ühte lähemasse väeossa.